Tere tulemast kõigile! Teile tundub, et ma hoian butafoori käes, sest et see mikri hääl läheb salvestusse, et me salvestame seda vestlust, mis siin laval on. Aga selleks, et päriselt kuulaks mind, siis selleks ei ole see mikker, vaid see on millekski muuks. Aga tere tulemast! Suurepärane seltskond on kohale tulnud ja rõõm on siin olla ja ma kõigepealt suunan oma tänud Hilkale loomulikult selle elava ja ägeda tuuri eest, mida me saime kuulda. Ja huvitav lugu on ka see, et ka mina olen selles majas ühel väga tähtsal sündmusel olnud. Täpselt 15 aastat tagasi sain siin arhitektuuri magistri diplomi kätte selles uhkes saalis, selles suures saalis. Ja siis oli, ma mäletan, meie dekaan Jüri Soolep ütles palju õnne noored arhitektid, nüüd läheb teie maitse lahku kogu ülejäänud avalikkusega. See oli ennast väga toredasti öeldud. Mis aga Hilka tuurist, kes ei käinud, siis Hilka tuurist tuli väga hästi välja, kui palju on juba ühe maja näitel ruumiga seonduvalt tuleb välja kõiksuguseid kihistusi ja ma ei mõtle ainult ruumi või visuaalkihistusi, vaid tegelikult seda, et mis on väärtuslik täna, mis oli väärtuslik varem, mida hoida. Seal on taga ühiskondlikke otsuseid, seal on taga poliitilisi otsuseid. Ja ma arvan, et see on see, mis muudabki kogu ruumiloome teema sedavõrd põnevaks ja see on see, miks ma ise vähemalt ei ole sellest kunagi ära väsinud. Ja sel samal põhjusel alustasin ise ka 1,5 aastat tagasi Ruumilood podcasti väljaandmisega, kus ma tahaks ka järk-järgult ruumikihistusi avada. 1,5 aastat tähendab seda, et kui iga kuu lasta välja üks osa, et nüüd on seal siis umbes 18 osa välja lastud. Ja ma tunnen, et ma ei ole veel mitte midagi jõudnud seal ära öelda. Nii et ruumi teemad on tõesti väga atraktiivsed ja ägedad. Aga täna on siia teid kutsunud laiem seltskond. Kutse all oli kirjas ka Ivan Sergejev, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler. See on roll, mida meil ei ole varem olnud. Sa saad pärast endast rääkida ka, et milles see roll seisneb. Aga see on tõesti planeeringute teemaline asekantsleri roll. Ja lisaks oli seal kutse all kirjas Kati Tamdik, kes kahjuks ei saanud täna meiega olla. Kuigi ta oleks väga tahtnud, tema on siis Maa- ja Ruumiameti peadirektor alates 1. jaanuar. Ja mina olen siis Eesti esimene riigiarhitekt Tõnis Harjus, kes oli ka seal kutse all kirjas ja olen riigiarhitekti rollis täna juba 3. päeva, nii et ma arvan, et see on kogemuslugusid jagada küll, mida tähendab, kuidas olla riigiarhitekt. Ja selle kohtumise mõte on loomulikult selleks, et heas seltskonnas kokku saada seda kõige rohkem. Aga selle mõte on ka panna teatud mõttes ka selline sümboolne avapauk, millises suunas ja millise mõttemaailmaga me tahame Maa- ja Ruumiametiga toimetada. Ja loomulikult, nii nagu ka täna välja tuleb, see toimetamine ei toimu mingis isolatsioonis, vaid see on väga suur partnerlustöö. Ja Maa- ja Ruumiameti põhi selline uut väärtust genereeriv mõiste võib-olla ongi kompetentsikeskuse mõiste, mis tähendab seda, et me kogume kokku erinevatest allikatest kõige paremaid praktikaid ja teadmisi ja siis levitame seda laiali, kus me näeme, et seda kõige rohkem vaja on. Ja kui nüüd Maa- ja Ruumiametist ma siiski soojenduseks veidi räägin ka, et on tõesti väga värske amet, mis tähendab seda, et meil on ka praegu iga päev toimuvad ka teenusedisaini töötoad, et päriselt panna siis erinevad teenused väga hästi tööle ja vaadata ära, kes on ka meie välised partnerid ja kuidas need suhted paika saada. Sealt edasi loomulikult teeme ettepanekuid, kuidas ka seaduses paremini teemasid käsitleda. Näiteks planeeringute menetlus praegu eriti on päevavalguses, mis on suurepärane ja me peame kogu aeg neid süsteeme uuesti üle vaatama, ümber disainima vastavalt ajastu oludele ja ootustele. Ja kui teil on võib-olla kõrvu jäänud planeeringute maailma vestlustes praegu üha rohkem sõna tõhusus, siis ei maksa unustada, et tõhususe juures on alati võimalik rääkida samal ajal ka kvaliteedist. Sest lõppude lõpuks hästi läbitöötatud, hästi läbimõeldud lahendus on see, mis jääb ka pikemaks ajaks kestma. Nii lihtne see ongi. Ja see teeb asjast nagu eriti tõhusa nähtuse, kui sa niimoodi sellele asjale lähened. Ja need vestlused on praegu hästi toredasti laual. Mulle väga meeldib see, Ivan peab seda protsessi väga hästi. Ja nüüd Maa- ja Ruumiametist veel rääkides, et siis sellised ütleme nüüd peamised tuumiktegevused, millele rõhku panna lisaks nendele väga olulistele teenustele, mis seal niigi töös on. Et üks on kindlasti see, et me peame oluliseks seda, et kui me tahame mingis suunas liikuda erinevate partneritega koos ühiskonnana, siis meil peab olema ka ühtne siht.
Nüüd selle sihi seadmine ei ole loomulikult ainult Maa- ja Ruumiameti roll, see on väga paljude turuosaliste roll. Ja üks selliseid sihi seadmise protsesse täna on käimas Eesti riigis, mida veab ka Ivani tiim. See on Eesti üleriigiline planeering ja selle planeeringuga täna tegelikult, kui me vaatame selle raames läbi viidud alusuuringuid, siis selline lihtne turupõhine stsenaarium täna viib Eestit sinnapoole, kus meil on tugev Tallinn, Tallinna tugev toimepiirkond ja kõik muu tasapisi niimoodi läheb. Ja kui me tahame, et see muutuks, siis tegelikult me peame olema väga julgetes valikutes tegema teatud fookuspunkti valikud, kus me hakkame päriselt tugevdama erinevaid kogukondi, mis hoiavad elus ka erinevaid kahanevaid piirkondi. Ja ei tasu olla naiivne, et igasugused väiksed kogukonnad, mis on täna 2 korda isegi kahanenud, et nad hakkaksid taas kord õitsema ja nende rahvaarv on 20 aasta pärast uuesti 2-kordne. Seda ei juhtu, mis tähendabki seda, et me peame samal ajal ka tegelema kahanemise taktikatega, et see elukeskkond siiski oleks ka seal läbimõeldud ja hea, aga lihtsalt arvestab uue olukorraga, uue populatsiooni arvuga. Nii et see on üks sihi seadmise protsess, mis täna on käimas ja kui on siht seatud, siis me saame juba rääkida erinevatest meetmetest. Ja nende meetmete kujundamise puhul üks põhjus, miks ruumiteemad on sedavõrd komplekssed, on see, et lihtsalt neid omanikke, kes ruumiotsuseid teevad, me kõik teame seda, kõik teevad lõpuks ruumiotsuseid, kes meist ei teeks. Värvid aeda, teed ruumiotsust, ehitad maja, teed ruumiotsusust ja riigi tasandil samamoodi kõik ametid teevad riigi otsuseid või ruumiotsuseid. Ja siin me näeme kindlasti seda, et väga tihti selliste nurjatud probleemide puhul, kus justkui ühte omanikku ei ole, kuskil keegi peab vähemalt olema mingi vedur. Et Maa- ja Ruumiametis me kindlasti näeme, et mitmetes väljakutsetes me saame see vedur olla. Mitte lõpuni kõige eest vastutada, muidugi mitte, aga vähemalt see võrgustiku looja. Ja kolmas teema ongi tegelikult võrgustiku loomine, see on see, miks me ka siin oleme. Et see seltskond, keda ma siin vaatan, väga mitmekesine seltskond, kes võib-olla igapäevaselt koos ei käi. Ja selle poolest ma olen ise olnud juba noorest peale nagu teada, et see on mees, kes kutsub sünnipäeval inimesi, kes üksteist ei tunne. Mis paneb alguses piinlikusse seisu, aga pärast kasvab välja uusi sünergiaid. Ja see on miski, millesse mina vähemalt väga usun ka. Ja see on ka siis Maa- ja Ruumiameti väga suur üks osa väärtustest ehitada võrgustikke, mida ei ole võib-olla tänaseni olnud või mis vajavad ülevaatamist. Ja tänane siin siis sama arutelu ka, mis meil siin toimuma hakkab, on siis üks osa sellisest võrgustiku loomest. Seda oli mõnes mõttes nagu raske seda arutelu ka ette valmistada sellepärast, et ma tahaks, et te kõik oleksite laval ja arutleksite, aga siis kujuneks rohkem nagu laulupeoks või mingiks muuks sündmuseks, et see ei ole paneelvestlus. Nii et võtame seda kui üks esimesi, see ei ole muidugi esimene samm, aga ütleme, et see on üks selliseid sisse zoomimisi ja laval on inimesed, kes siis eelkõige aitavad meil rääkida seda, et mis pilt ja mis vaade, mis tulevikupilt ootab meid riigi tasandil ees, ka globaalsel ja Euroopa tasandil ees. Ja võtame selle endale teadmiseks. Ma palun ka, et kohe kui mingi mõte tekib, mingi arutelu peale, et siis käsi püsti ja viskame teile mikrofoni, et see saaks siis salvestatud ka. Ja et aktiivsust kindlasti julgustan, aga ei pea, võib niisama kuulata väga tarku inimesi ka rääkimas. Ja siis, nagu ma ütlesin, lubasime pärast sinna alla tuppa veel tagasi minna, kus me saame veel arutada väiksemates pesades. Nii et ma ei tea, aitäh teile, et te tulite. Hästi tore on sellist seltskonda siin näha. Ja annan sõna üle nüüd Brent Perele, kelle me kutsusime appi seda intervjuud või vestlust läbi viima. Kuigi ma ise teen ka taskuhäälingut, siis ma teen seda sellisel moel, et minu nagu hääl kunagi sisse jää, sest ma ei oska inimesi intervjueerida absoluutselt. Nüüd on meil professionaal siin, kes aitab seda kureerida. Ja nii ongi. Jah, nüüd ma jään vait. Aitäh, Tõnis. Mulle meeldib see, et Tõnis on ka elukutseline pinge peale pani, et professionaal pandi rolli ette. Nüüd vaatame, mis sellest professionaalsusest selle peale alles jääb. Mul on väga hea meel teid siin näha. Meie selline tore paneel arutelu siin proovib siis natukene avada seda, et
et millised on ootused riigiarhitektile, millised on ootused üleüldiselt ruumi planeerimisele, elukeskkonnale, ruumiloomele, absoluutselt kõigele. Ja tõesti, kui teil tekib küsimus, ma proovin silma peal hoida, Tõnis aitab ka mind sellega, siis tõstke julgelt käsi üles ja proovime selle siia saada. Meil ei ole liiga palju aega, umbes 40 minutit, nii et võtame sellest siis maksimumi ja ma usun, et kuna tegemist on siiski väga teadliku publikuga, siis küllap teil neid küsimusi ka tekib. Meil on siin 3 panelisti ja esmalt, kui me läheme nüüd siis tõesti asja juurde süvitsi, siis ma palun teil kõigil natukene ennast tutvustada ka, aga esmalt siis selline väga primitiivne sissejuhatus Kultuuriministeeriumi arhitektuuri ja disaini nõunik Johanna Jõekalda. Tervitus. Siis Kliimaministeeriumi ehituse ja elukeskkonna osakonna juhataja Kaja Pae ja MKM-i planeeringute asekantsler Ivan Sergejev. Alustamegi äkki siis sealt kaugemalt poolelt, kuna Tõnis juba juhatas Ivan sind paaril korral sisse, siis ehk sa räägid natukene paari sõnaga, kus sa oled ja mis sa teed? Olen praegu Tallinnas ja istun laval ja väga imelik on. Huvitav. Mul on sama imelik. Täpselt küsimust. Millega sa tegeled ja kuidas sina ruumiloomesse panustad? Ja mina siis olen, meil on siin mitu esimesi, et Tõnis on esimene riigiarhitekt, mina olen esimene planeeringute asekantsler. Sellist rolli tõesti varem ei ole olnud. Ja loodusosa MKM-i iseenesest planeeringute valdkond on siin migreerunud eri ministeeriumite vahel, nagu te ilmselt teate, et küll on oldud Rahandusministeeriumis, küll Regionaal- Põllumajandusministeeriumis. Nüüd toodi ta MKM-i ja MKM-i toomise mõte oli see, et kogu seda planeerimissüsteemi ja planeeringute menetlusi tõhustada, nagu Tõnis juba ütles, ja kuidagi tõhustada, distsiplineerida, teha paremaks ka. Ja see ongi siis põhimõtteliselt minu põhiline töö. Ehk et planeerimissüsteemi kui sellise kujundamine, planeerimispoliitika kujundamine on see, millega ministeerium tegeleb ja siis mina siis ministeeriumi sees. Aga lisaks sai juba mainitud ka üleriigiline planeering, sellega tõesti tegeleb meie tiim. Lisaks siis maru tegevust on nii-öelda selline siis, kuidas öelda, poliitikakujunduslik counterpart või siis nagu see esindaja siis ministeeriumite tasandil olema ka meie. Et iseenesest maru rakendab ju mitme poliitikakujundaja poliitikaid, me siin kõik iseenesest oleme. Aga siis majandustaristuminister ja majanduskommunikatsiooniministeerium on see, kes nii-öelda omaniku siis rollis on antud asutuse puhul. Kas vastasin enam? Ma annan sellele heaks kiidu. Tubli töö. Aitäh. Kaja, milline näeb välja Kliimaministeeriumi ehitus- ja elukeskkonna osakonna juhataja töö? Väga pikk, ilus, kõlav nimi, aga mis see töö sisu on? Mõtleks, et see on osakond, kellele nagu klassikalise nime või rolli järgi kuuluvad ehitusega seonduvad asjad, et seal on olnud ehitusõigusest kuni digiehituseni, kus vahepeal on elamuvaldkond, keskkonnasäästlik ehitus, energiatõhusus, aga siin vahepeal ministeeriumite reformi käigus siis häkkisime ennast laiemaks ja muutsime elamuosa elukeskkonna osaks. Ja ma arvan, et see oli päris sümptomaatiline ja oluline liigutus, sest et võib-olla see on mul saab sügisel 3 aastat seda osakonda juhtida. Ja võib-olla see on see osakond, kes ta on siin juba traditsiooniliselt olemas olnud õige mitu aastat. Jüri Rass hakkas teda kunagi omal ajal asekantslerina üles ehitama. Ja ega kogu see teema ongi olnud, et meil on ruumiloome olnud killustunud riigi tasandil, et luua seda sünergiat. Et oli ka see üks minu motivatsioon, et Maa- ja Ruumiamet luua riigisektorisse tööle minek, et seda Maa- ja Ruumiametit, riigiarhitekti institutsiooni ja kõiki neid muutusi oleme püüdnud vahest otse, aga vahest ka natuke kaudsemalt
niite sättides ellu kutsuda, et selles mõttes, et 3 aastat on ikka tormilised olnud. Ja samas nagu ma ei olegi kunagi armastanud ennast ühegi positsiooniga väga identifitseerida, et väga erinevatel positsioonidel olen ruumiloomes töötanud, et kui siin natuke aega tagasi tegin väikse tagasivaate oma tööle, siis panin tähele, et viimase 20 aasta jooksul olen kokku pannud üle 3000 lehekülje teksti, mille siis alati fookus on olnud, et mis meil parasjagu õhus on, mis väljakutseid ja kuidas neid lahendada, et see oli päris raputav märkamine, et 3000 lehekülge, see on omajagu pagasit. Seda on tõesti täitsa korralikult. Jah, siuke tööriistade leiutamine võib-olla on olnud see, mis on mulle nagu südamelähedane olnud ja eks vahel see riigis töötaminegi võib olla üks tööriist asjade elluviimiseks. Tõsi on. Johanna, Kliimaministeeriumis arhitektuuri ja disaininõunik. Kultuuri, vabandust. Kuidas teie seal just sellesse ruumiloomesse kõik sellesse protsessi panustate? No minu töö tuumik ikkagi keerleb kvaliteedikriteeriumite teema ümber, selle ümber, mis on hea ruum, kuidas selle teemalist teadlikkust tõsta ühiskonnas laiemalt, samas ka tellijate, avaliku sektori, kohalike omavalitsuste, riigi tasandil. Ja teine pool sellest tööst keerleb siis selle ümber, mis puudutab arhitektuuri nii-öelda elava loomingu poolt, seda, et kuidas soodustada neid tingimusi, et see arhitektuur, mis praegu sünnib, et selle seas oleks ka tuleviku kultuuripärandit. Nii et ma suures plaanis ütlekski, et need 2 teemat on peamised, aga siin seni on Ruumiameti ja riigiarhitekti puudumisel olnud nii minul kui siis meie strateegilistel partneritel, keda on palju siin ruumis, loomeliidud, nii maastiku arhitektid, sisearhitektid kui arhitektid, siis arenduskeskusel, seal paistab arhitektuurikeskuse uus juht ja ka siis ülikoolidel, kellel on arhitektuuri õppekavad. Meil on kõigil olnud väga palju tööd, et täita seda lünka, kus riigis nagu seda selget vastutajat nendel teemadel seni ei ole olnud ja on siis tulnud ka tegeleda palju selliste sotsiaalsemate, ühiskondlikumate teemadega praegu. Võiks öelda, et kõige põletavamad ruumiloome väljakutsed keelevad seal eluasemekriisi ja kestlikkuse teemade ümber. No nagu ma aru olen saanud kõigi 3 vastuses, siis riigiarhitekti ja Maa- ja Ruumiameti järele oli ikka väga suur nõudlus ja väga pikk aega. Nüüd, kui vaadata kas või värsket koalitsioonilepet, neid leppeid siin muidugi hakkab tulema ja minema järjepanu kindlasti, aga siiski käesolevas on kirjas, et riigiarhitekti nimi on, tähendab mitte nimi siis, vaid ametikoht on kenasti mainitud. Mainitud on ka hulk, mis puudutab planeeringuid, mis puudutavad lõpuks kõike absoluutselt ja hiljuti teda küll siin ei ole, aga mul õnnestus rääkida ka Viljar Arakasega, kes on nüüd efektiivsuse nõukoja juht ja ka tema ütles, et see tuli talle hämmastavalt suure üllatusena, kui paljusid asju puudutavad planeeringud, et kui suur ja asi see siiski on. Kas planeeringutega on tõesti niivõrd keeruline praegusel hetkel, et see on tõesti üks praegu isegi ettevõtete vaatest kindlasti, aga laiemalt siis ühiskonna jaoks asi, mis takistab mingil määral meie siis ruumilooma arengut. See muidugi, et Viljar Arakas ei teadnud, kui olulised planeeringud on, et väga raske uskuda. Ma siis täpsustan, ta ütles, et ta teadis, et need on eriti kinnisvarasektoris suured probleemid, aga et see absoluutselt kõike puudutab, siis isegi see tuli talle üllatusena. Homme ilmub intervjuu ka, eks ma siis saadan. See on ju hästi, et selles mõttes elu kestab õppe on ju. Aga nii ongi. Nagu Tõnis ka juba ütles, on ju, et tegelikult ruumilised otsused on nad kõik. Et sina küll mainisid ära need nii-öelda ruumilised otsused, mis nagu reaalselt jäävad ruumi, aga ma ütleks, et näiteks ka tõuksiga sõitmine on ka ruumiline otsus. Et need ruumilised otsused tegelikult on mitmekesisemad.
Ja lõppkokkuvõttes jah, tõesti, planeeringud puudutavadki kõike. Sest et lõppkokkuvõttes meil on ju olemas üleriigiline planeering, meil on olemas maakonnaplaneeringud, kohalike omavalitsuste üldplaneeringud, detailplaneeringud. Ehk et see keskkond meie ümber, ta ei sünni ju lihtsalt suvalt. Keegi midagi soovib teha, siis ta kavandab seda ja siis seda räägitakse läbi ja siis ta manifesteerub ruumis, on ju mingisuguse päris asjana. Ja ma arvan, et planeeringud lihtsalt, mis planeeringust teeb nagu sellist väga keerulist asja, on see, et ta ongi tegelikult demokraatliku läbirääkimise instrument. Ta ei ole luba ehitada. Ta on tegelikult, planeering ongi oma iseloomast väga teistsugune asi. Et ehitusprojekt on selles mõttes nagu selline selgem asi, et sul on mingisugune visioon enam olemas ja siis sa pead seda ära kodifitseerima nii, et see oleks, et see kokku ei kukuks lõpuks. Põhimõtteliselt on see põhieesmärk. Planeering on arutelu. Ja sellepärast ongi tegelikult see tõhustamise väljakutse niivõrd keeruline, et kuidas see arutelu tõhustada. Aga eks seda me peame lahendama. Nii et selles mõttes mul on väga hea meel tegelikult selle pärast, et meil on olemas see majanduskasvu ja nõukoda. Efektiivsus. Ja, ja eriti hea on kuulda, et neile tuli üllatuseks, kuivõrd olulised planeeringud on. Aitäh selle. Nii, siiski, et see puudutab absoluutselt kõike. Me räägime sellest, ka selles koalitsioonileppes on kirjas, et seda peab tõhustama, et seda peab kiiremaks tegema. Kuidas teha seda nii, et see ei tuleks millegi arvelt? Et teeme küll kiirelt, aga avastame 20-30 aasta pärast, et nüüd jäid mingid asjad tegemata. Ja see ongi see miljardi euro küsimus, et ega täpselt ei tea veel, aga üks asi, mis paistab silma, on see, et meil on üks õigusruum, aga selle õigusruumi sees on võimalik detailplaneeringud näiteks menetleda pool aastat, aga võib ka 17 aastat. Kuidas see siis, kas see on siis nagu okei või normaalne või? Et me teame, et absoluutne enamus planeeringuid tegelikult saavadki kehtestatud seadusega ette nähtud nii-öelda aja jooksul, et 3 aasta sees. Aga just paratamatult nagu ikka selles Pareto printsiibis on ju, need 20% on tegelikult need, mis kõigile 80% tuju ära rikuvad. Et need kipuvadki olema need suuremad, keerulisemad asjad, mis nõuavadki põhjalikuma läbirääkimist, mis kipuvad venima. Aga seal tegelikult on, ja üks osa kogu sellest nii-öelda väljakutsust ongi see arutelu pidamise teema. Et kuidas pidada arutelu nii, et me ikkagi üksteist ära kuulaks, aga siis nagu suudaks midagi otsustada ka. Teine asi on see, et tegelikult see seadus ja siis see nii-öelda õigusruum on natukene selline, natukene nagu hambutu teatud olukordades ei annagi võimalust väga midagi teha. Et näiteks parim näide ongi see, et detailplaneeringu menetlemiseks on meil 3 aastat. Aga saab menetleda ka 15, ka 10 ja mitte midagi selle eest nagu keegi karistatud ei saa ja kõik on justkui, nii ongi. Jällegi, huvitav väljakutse, sest et mõnikord ongi vaja 10 aastat rääkida ja arutada ja mõelda. Aga kas see on siis, kas me nüüd aksepteerime seda kui normaalsust või ikkagi üritame kuidagi teha nii, et see käiks kuidagi kiiremini. Et ma mäletan näiteks üks esimesi pressikonverentse, mida seesama nõukoda on pidanud, et seal, või ei, tegelikult see oli Maru visioonipäev. Eelmise aasta lõpus vist, et kus Viljar Arakas ütles, et tegelikult kiire ei, et parim vastus on jaa, teine parim vastus on kiire ei. Et ma arvan, et selles on juba päris hea tõde sees tegelikult, et kuidas me saaksime seda valdkonda tõhustada. No tõhustada on vaja ka, kuidas teie näiteks näete Kliimaministeeriumis, et mis on need punktid, mis sealt kindlasti siis selle tõhustamise arvelt ei tohi tulla. Ehk siis lihtne on võtta lihtsalt terve hunnik asju maha ja hakata kiiremini tegema, aga siiski on mingisugused olulised aspektid, mis sinna ka peavad jääma. No minu jaoks isegi see lahendus on nagu paradoksaalne win-win tegelikult. Et ütleme nii, et meil praegu kvaliteetne ruum seadustes on halvasti määratletud või sisuliselt ei ole määratletud, et me küll Eesti arengustrateegias 2035 postuleerime, et me peame looma head kvaliteetset ruumi kõigile, et see on üks 5 Eesti arengu alustalast.
aga kui minna sealt nagu allapoole riigi strateegilistest dokumentidest, siis me jätkuvalt igal pool postuleerime, et oleme tublid, loome kvaliteetset ruumi. Ma tegelikult ei tea, mis asi see on. See on nagu laias laastus olnud müsteerium ikkagi laiema avalikkuse jaoks ja praegu käib meil kõva töö, et ehitusseadustikku sisse viia, kvaliteedi põhimõtted planeerimisseadusesse sisse viia. Ja tegelikult selle mõte on see, et kui mulle väga meeldis, kui Ivan ütles, et planeering see on see, kuidas meie siin ühiskond oleme, kuidas meie demokraatia käib. Aga meil võiks olla seal nagu mingisugune raamistik ees, et me tuleme kokku, me ei hakka vaidlema selle üle, kust poolt päike tõuseb. Mis nagu minu arust enamasti planeeringu aruteludel on nagu tavaline juhtum. Et mina võib-olla natuke idealistlikult usun ikkagi sellesse, et kui meil on need kvaliteedikriteeriumid ette antud, et nüüdisajal kvaliteetne ruum ei ole põhimõtteliselt mingisugune müstiline asi. Me teame, mis komponentidest ta koosneb ja kui me ikkagi nüüd enam-vähem omavahel oleme kokku leppinud, mis need teemad üldse on, millest me räägime, mida me jälgime, ma ei tea, minu arust ongi kohe tõhusam. Kui meil on vähemalt mingisugune raamistik ees ja teistpidi olemegi 2 kärbest löönud ühe hoobiga, et äkki saame ikkagi kiiremini ja saame ka ikkagi nagu väärtuslikumat ruumi. Ja ütleme nii, et me ei alusta siin kuidagi nullist nende kvaliteedipõhimõtete kokku leppimist, et neid kvaliteedisüsteeme on mitmeid, on näiteks Davosi kvaliteetse ruumi hindamissüsteem, mille siis on loonud rahvusvahelised laiapõhjalised töörühmad ja Euroopa kultuuriministrid deklaratsioonile alla kirjutasid 2017. Ja seal on siis 8 põhimõtet, need on päris hästi lahti kirjutatud ja vaikselt püüame seda siis ka oma seadusruumi implementeerida, et tõepoolest, kui ühiskond tuleb kokku, et ta siis umbes teab ikkagi, millest ta hakkab rääkima. Ja minu meelest see on väga pikk teema, aga ikkagi nagu ennekõike mõte on see, et need kriteeriumid on tõenduspõhised, nad on mõõdetavad. Me ei hakka nagu selliseid kahtlase teadusliku väärtusega aluseid leiutama nagu ultra- või infraheli või jumal teab, mis asi. Vaid me saame ikkagi oluliselt teadlikumaid, andmepõhisemaid ja väärtust loovamaid otsuseid teha. No, Johanna, hea näide on praegu Veneetsia biennaalilt ka, kus samamoodi just selle renoveerimusküsimusega meie siis väljapanek seal tegeles ja täpselt ka oli fookus sellele, et renoveeritakse küll, aga päris kõike läbi ei mõelda. Et kui suur probleem kui lokkav probleem see praegu Eestis on? Ma arvan, et see Veneetsia arhitektuuri Eesti väljapanek võtab väga hästi kokku selle laiema temaatika, kuidas me suurte kliimaeesmärkide tähe all loome üha enam ikkagi ka sellist keskkonda, mis ei ole päris see, kus me elada tahaksime. Ja ma arvan, et see võtab hästi kokku ka selle tõhustamise teema paradoksi, et ma usun, et olukorras, kus meil hetkel on riigis tekkimas uued vastutajad nendele teemadele ja ka õigusselgus just selle näol, et ehitusseadustik on need teemad sissekirjutamisel, et mina ei muretseks nii väga nagu selle poole pärast, et kas selle tõhustamise arvelt hakkab midagi muud tähelepanuta jääma, et ma arvan, et see on natukene nagu müüt, et tõhusprotsess peab tingimata olema poole pikem või poole kallim. Sellest või lisaks veel, kui ka mõelda, kuidas ega meil ju ka seni ei ole planeeringutega nüüd väga hästi olnud, kui me vaatame, kuidas Tallinna ümber näiteks, ma ei tea, tiheasustuse lubasid on antud, mis on ju valglinnastumist soodustavad või neid näiteid on lugematult, et ma arvan, et seni on ikkagi probleem olnud just sellise nagu selge raamistuse ja nagu siis selge nagu kvaliteedi arusaama ja selge nagu sellise protsessi ülesehituse puudumises ja mitte tingimata selles, et kui kiire või aeglane see protsess on. Ja muidu kvaliteedi küsimustes see kipub olema müüt, et kui me hakkame kvaliteedikriteeriumeid jälgima, et protsess justkui peaks minema poole pikemaks või kallimaks. Siin on mitmeid näiteid, ka näiteks Ukraina peremajad, mille konkursi koos Arhitektide Liiduga korraldasime, oli hea näide sellest, kuidas ka täielikus kriisiolukorras väga eelarvekriitiliselt on võimalik kõiki neid kriteeriumeid arvestada ja see oli esimene arhitektuurikonkurss Eestis, kus me Davosi kvaliteedikriteeriumid
vaid kirjutasimegi, Kalle Komissarov istub seal aeda taga, oli võistlustingimuste koostaja ja kus need said ka võistlustingimustesse otseselt sisse kirjutatud ja tööde hindamisel arvestatud. Nii et jah, ma usun, et see väljakutse kindlasti on, et kuidas tõhustamisel mitte neid teemasid tähelepanuta jätta, aga olukorras, kus meil on selge vastutaja nendele teemadele olemas ja kus meil on nagu need kriteeriumid ikkagi nii selgelt töölehtedena olemas, siis ma ei näe tegelikult seal praeguses hetkes seda ohtu. No, Maa- ja Ruumiameti üks ülesanne on kõik need osapooled omavahel kokku ka tuua. Ma siis küsin ka selle kohta, et kuidas mitte üle kaasata, sest et seesama asi, kus saab minna väga detaili ja lõpuks minnaksegi nii detaili, et ei jõuta kuhugi või siis on nii detailis, et kui valmis ei saa, siis pärast ei saa enam kasutada. Neid näiteid on meil ju siin palju. Et milline see tõhus kaasamisprotsess teie jaoks oleks, kui me juba siin kõik koos rõõmsalt koos istume? Oota, see osapool, kes peab kõiki kokku tooma, oli Maru ja nii et Tõnis. Teil on praegu variant öelda, kuidas teha ja siis Tõnis hakkab nii tegema. Ei, tegelikult vist on, ma võib-olla alustan see, mis minule tundub on. Et üks asi on see, et peab ära kuulama, aga mingi hetk peab ära otsustama ka. Et see otsustusjulgus paratamatult on see asi, mis teeb asja kas efektiivseks või mitte efektiivseks. On minu 2 senti praegu siia. Aga näete te praegu, et seda kaasamist on vähe? Et on kuhu poole sellega arendada? Ma ei oska nagu öelda, kas vähe või mitte, aga minu arust on ikkagi nagu ebakvaliteetne. Et natuke lähen tagasi sinna, et me hakkame rääkima, kus poolt päike tõuseb selle asemel, et rääkida ikkagi väga konkreetselt tõenduspõhiselt juhitud teemadel. Et ma arvan, et võib-olla asjad, mida me oleme harjunud pidama jube subjektiivseteks ja mõõdetamatuteks nagu koha eripära või kontekst või isegi esteetika, et keskkonnapsühholoogia tegelikult oskab nagu inimest päris hästi lahti võtta. Ta üldiselt ikkagi teab, kuidas keskkond, erinevad stiimulid inimesele mõjuvad. Ja kui seda kõike teha nagu teadlikumalt, selgitavamalt, avatumalt, siis ma usun, et see protsess saab lihtsalt väga-väga palju sisulisem olla. Elu jooksul ka olles püüdnud väga palju kaasata inimesi kõikvõimalikel viisidel, näiteks kunagi tegelesin Tartus Annelinnaga, siis võib-olla selliste piirkondade inimesed on natuke inertsemad kaasa tulemas, otsid igatepidi, kuidas neid kõnetada. Aga sellel hetkel, kui inimesed saavad aru, et nende tagasiside tegelikult loeb sellest, midagi juhtub, et see kõik on nagu väga teadlik ja hästi juhitud tegevus, siis tegelikult muutuvad väga konstruktiivseks. Ja teistpidi inimestel on juba häid ideid ka. Me võime mõelda, et me oleme siin kõik oma ala eksperdid, aga isegi NASA tegi kunagi sellise üleskutse, ütles, et kuulge, et siin kõik nagu pakkuge ideid, kuidas kosmost hõlvata, et mis siis, et te midagi ei tea, aga teil on hea fantaasia, meil on eksperdid, kes oskavad ära teha. Et ruumi osas tegelikult samamoodi, et eks see on ju nagu suur kunst, et kuidas anda ikkagi see otsustusjärge nagu üle sellele, kes on kõige pädevam tegelikult või kõige tihedamini kokku puutub selle ruumiga, et ega see on suur kunst, aga mina arvan küll, et nüüd on see löögirusikas siin formeerumas ja usun, et kõik läheb aina paremaks. Üks asi, mis on viimastel, või ma ütleks, et minu jaoks on ju viimasel aastal võib-olla nagu välja tulnud, oli see, et kaasamisformaadid on muutunud. Et ma arvan, et vähemalt planeerimisseaduse vaatast, et see, kuidas ta on nagu mõeldud, on ju, või see, kuidas seda siiamaani praktiseeritakse tihti, et tuleb näiteks tehakse mingi lahendus ja see läheb avalikule arutelule ja siis avalik arutelu näeb välja umbes samasugune, kus on siis planeerijad, on ju, ja kohaliku omavalitsuse ametnik, kes teab, et ta nüüd saab peksa, ma ei tea, lihtsalt, sest et ta on KOV-ametnik on ju. Ja siis on maaomanikud, avalikkus, kogu see nii-öelda crowd, kes istub ja siis vaatab sellise pilguga, et et nüüd ma küll tead. Ja siis käib see umbes niiviisi, et
kahjuks ma olen seda vaadanud ka, et kuna riik ise ka planeerib, et näiteks meie osakond või see planeeringute valdkond tegeleb ka riigi eriplaneeringute menetlemisega, mis on väga suured objektid ala tuumajaam, on ju need samad suured kõrgepingiliinid ja muud sellised asjad. Me oleme seda kogemust põllul saanud ise ka, et sa tuled avalikule arutelule ja see tegelikult ei ole meeldiv. Ja mõeldes nüüd minu kogemusele eelmises elus Narva linnaarhitektina, siis see on umbes nagu sellest ajast vist nagu kogemus, kui oligi, paneel oli sama, aga saalis oli 3 inimest. Et me ei ole tegelikult valmis või need formaadid enam ei kõlba selleks, et ohjata seda tervet küla, on ju. Et ei ole enam sellist ärakuulamist või me siin esineme ja teie siis nagu kuulate ja küsite küsimusi. Et tegelikult see peab olema kuidagi nagu palju interaktiivsem, et inimesed päriselt ka loovad koos nägemusi või siis jaotatakse neid teemade järgi näiteks, et millest sina tahad kõige rohkem teada? Infrahelist, jah. Okei, et see on see laudkond ja sina tahad teada, mis kompensatsioonimeetmeid rakendatakse näiteks sellele, ma ei tea, looduskoostistele. Sina lähed sinna ja sind huvitab, kuidas Eleringi käest raha saada ja tuulikutasu. Väga hea, see on nagu seal laudkonnas. Et ühesõnaga sa nagu juhid seda protsessi veits teistmoodi. Ja siis kaasamine, ta on teistsugune. Et ma ei tea, kas me suudame seda kuidagi nagu seadusse ka kirja panna, aga tegelikult mis me näeme on see, et kui sa teed sellist temaatilisemat või nagu personaliseeritumat kaasamist, siis see toob tulemust ka. Et ilmselt see on see, kuhu me liigume pigem. Ja koos loome võib olla isegi. Ma arvan, et see kaasamine on siuke nagu hea sõna, jah, see on selline hügieenitasand. Aga tegelikult, kuhu peaks jõudma on nagu koos loomesse. Aga seda koos loomet peab tegema ka niiviisi, nagu Kaja just ütles, on, et see ei ole lihtsalt see, et nüüd teie lootegi seda tulevikku. Ei, tegelikult lõppkokkuvõttes planeerib. Aga teie saate sinna panustada ja teid otsa panustada. Ja õppida ka selle raames. Ja lihtsalt, et ikkagi nagu see ruumiloome kaasamiskoosolek ei ole see koht, kus võib ükskõik millest rääkida. See peaks kuidagi nagu ühel hetkel selgeks saama. Kusjuures tihti, mida on veel näha, on see, et kui inimesed, kes tulevad näiteks tuuleparkide planeeringute aruteludele, nad tegelikult ei räägigi planeeringust, nad räägivad tuulikutest. Ehk et nagu need planeering on mingi asja ettevalmistamine ruumis manifesteerimiseks. Aga kui inimese sellest asja loomusest aru ei saa, siis tegelikult neid vestlusi peab pidama võib-olla mitte planeerimisprotsessi raames, vaid nagu veits ennem. Ehk et jah, see on konkreetselt nüüd selle aasta pop teema tagasisidestamiseks. Ma veel kommenteerin enne küsimust võib-olla veel selle teema osas nii palju, et ma arvan ka, et kaasamise aluseks on see, et inimene tajub, et tema arvamus päriselt jõuab ka mingil viisil lõpptulemusse. Linnafoorumid on ju hea näide, kuidas mõnikümmend aastat tagasi nagu ei tahtnud ikkagi veel erasektori ja omavalitsus ja elanik tulla ühe laua taga, sest seal oligi mingi usaldamatus selle osas, mida selle sisendiga üldse peale hakatakse. Praegu on seda tüüpi asjad pigem ikkagi erand. Tiit Tammaru on näiteks renoveerimise teemades toonud välja huvitavalt seda, kuidas on mingid piirkonnad, kus on küll väga kõrge nagu toetusmäär ja väga madal omafinantseeringu nõue ja kus ometi ei taotleta ja tema ühe tähelepanekuna seal tõi välja, et inimesed, kes on täiesti teises keeleruumis, neil võib olla usaldamatus lihtsalt sellest, et nad muretsevad, et kui nad võtavad selle toetuse vastu, äkki nende korter võetakse ära või et need võivad olla hoopis mingisugused teised sellised usaldamatuse küsimused või ikkagi mingis muus ajas elamine, kus oligi ootus, et võib-olla majavalitsus tuleb ja kunagi teeb, mitte et ma räägin aktiivselt kaasa, mu arvamust arvestatakse ja need protsessid lähevad sealt edasi. Ja viimase tähelepanekuna ma veel tooks, et kui vaadata näiteks eelmise aasta arhitektuuripreemiaid, siis seal särasid ju just sellised kogukonna projektid, mis olid pigem sündinud nagu ikkagi sellest olemasoleva keskkonna suhtes kriitilise kodanikutahtest, kas või siin Vana-Kalamaja tänav, Logisaun ja need on nagu minu meelest hea selline illustratsioon sellest, et meil on ühiskonnas mingisugune
nihe toimunud selle osas, et on arusaam, et saab asjadest, et saab selliseid protsesse ka ise käivitada. Ka Kultuuriministeeriumil on taotlusvoor, et just selliseid väiksema skaala avaliku ruumi sekkumisi ise käivitada ja just ääremaastuvate piirkondade avaliku ruumi selliselt on ju elavdada. Ja ma arvan, et see on lihtsalt Marule tegelikult väga hea positsioon, et võtta üle ja võib-olla seal see suurem väljakutse koht ongi see, et hästi on meil hetkel ikkagi pigem nendes suuremates keskustes, ka teadlikkus on seal kõrgem ja kuidas saada ka ikkagi nagu nii-öelda ebavõrdsuse all kannatavates piirkondades ka see teadlikkus ja need protsessid nagu sellisele maale. Kaja, väike repliik veel ja siis saame publikut küsima. Jah, võib-olla nagu jällegi räägib idealist, aga üks teema, mis on niimoodi kogu aeg nagu tagakuklas tiksub, see probleem hakkab põhiseadusest peale. See probleem või? See probleem hakkab põhiseadusest peale. Et milleks meil on Eesti riik? Eesti riik on selleks, et kaitsta eesti keelt ja kultuuri, aga mitte midagi öelda selle kohta, et me peaks kaitsma Eesti inimest. Ja kuidagi see nagu jõuab ruumiloomesse välja, et me tegelikult väga halvasti oskame artikuleerida oma eriala professionaalidena, et mis väärtust me ühiskonnale tegelikult loome. Et kuidas me võimestame majandust, kuidas me võimestame kuni indiviidi võimestamisena välja, sealhulgas küll ka see kultuur saab võimestatud. Ja ma arvan, et see on võib-olla ka nagu üks tõrksus ja võib-olla ka üks teistpidi, inimeste tõrksus saada kaasatud, aga teistpidi ka võti neid kaasata, et tuua ikkagi nagu see kohale, et kuidas hea ruum tegelikult võimestab nii meie vaimset kui füüsilist tervist ja siis kõik need muud rahaasjad seal taustal ka. Et tegelikult me oskame seda väga hästi teha, aga me oleme erakordselt viletsad selle selgitamisel, näitamisel ja tõendamisel, et minu arust see teine osa nagu sellest kaasamise võtmest, et tegelikult suudame ühiskonnale erakordset väärtust luua. Paislik on öelda, et praegu Tallinna kesklinnas käib parasjagu Tallinna Peatänava projekti avalik arutelu, kus kõik inimesed siis saavad ka sõna sekka öelda ja nüüd selle peale siis ongi see kaasamismoment. Publikus oli üks küsimus ja ma eeldan, et juba 2. Kuskil on mikrofon juba õiges kohas ka. Jaa, mikrofon on minu käest. Tere, mina olen Sandra, ehitus- ja planeerimisseaduse üks autoreid. Tahtsin selle kaasamise teema kohta küsida, et kas probleem ei ole mitte igaüks. Et planeerimisseadus on üks väheseid seadusi, mis räägib sellest, et kõik saavad osaleda ja kas see kvaliteedi tõus ei või sealt tulla, et me igaühega enam ei tegele, et see pole mingi harukordne mõte, et see igaühe õigus vaidlustada ja kaasa rääkida tegelikult on teistes riikides oluliselt piiratum. Mina ei vasta, teie võiksite vastata. Mina ütleks, et ruum on siiski kõigi asi ja ma ei kujuta ette, kes meil saab olla see, kes hakkab valima, kes tohib kaasa rääkida või kes ei tohi kaasa rääkida. No ma arvan, et jah, see diskussioon nõuab pidamist. Praegu on nii, nagu sa just ütlesid. Aga samas me oleme nii harjunud sellega, jah, et kõik saavad kõike arvata. Et kus see nii-öelda piir on, ma ei ole kindel. Samas me teame ju seda, et tegelikult kõik ju kaasa ei räägi niikuinii. Tegelikult räägivad kaasa need, kellel need, kellel on hästi, nad ei räägi kaasa. Räägivad kaasa need enamasti, kellel valutab miski. Et siis ongi küsimus, et kas valutab, sest et peaks nagu arsti juurde minema või see valutab, et tõesti midagi ruumis halvasti. Et ühesõnaga, see on väga keeruline. Ma ei oskaks praegu vastata niiviisi kohe. Aga see kindlasti kogu selle tõhustamise nii-öelda komplektis on, see on kindlasti üks küsimustest, mis peab analüüsima, sest et see on see, mis arendajad on välja toonud väga selgelt, et äkki peaks kõik kaasa suutma või saama rääkida, äkki kaebuõigust peaks nagu üle vaatama niiviisi, et kõik ei saa kohtusse kaevata näiteks, et ja nii edasi. Kõik tegelikult niikuinii ei saa, kohtupraktika näitab ju, et kui selline nii-öelda kõik tuleb, siis tegelikult kohus sellega edasi ei lähe, aga kas üldse on mõtet minna sinna? Et hea küsimus, jah. Aga ma ei ütleks, et see on ainukene probleem. Tegelikult probleem, mis ma tahtsin nagu varem võib-olla välja tuua, on see, et see kõik, mis me siin rääksime, on väga lahe. Ja siis tuleb näiteks, ütleme nii, et arendaja ja tahab Excelit. Ja siis planeering menetletaksegi 10 aastat.
Sest seal käib see vaidlus, et tal on õigus oma maa arendada, nii nagu ta ise seda näeb. Ja siis kohalik kogukond näiteks arvab, et liiga palju, ma ei tea, äkki on mingisugused looduskaitselised piirangud ja muud asjad. Et tegelikult praktikas minu arust, vaielge vastu, ei ole tavaliselt see, et keegi kuskilt nagu vaidlustab või keegi kuskilt midagi arvab, vaid sest et tegelikult on täiesti legitiimsed nagu küsimused, mis tõusutavad just planeerimisprotsessi raames ja neid peabki lahendama. Kaja, soovid sa ka täiendada? No nii üldiselt on muidugi, et raske vastata. Mõnes asjas võib-olla tõesti seda iga ühte on head säilitada, aga ma arvan, et tõesti vähem oluliste küsimuste puhul, ma ei tea, mitte mingis kesklinna piirkonnas või keerulistes piirkondades on väga nagu raske mõista seda vajadust, et miks peab olema igal ühel võimalus kaasa rääkida, et ta läheb natuke jälle sinna kraavi, kus me enne olime, et see kipubki ühiskonnale olema koht, kus saab sõna võtta vaaria teemadel, et seda me nagu tõesti ei soovi saada. Üks asi veel, mis meil tegelikult Kajaga ju aktiivselt töös on, et kui seda nüüd päris kuidagi ellu tuua, on detailplaneeringud versus näiteks projekteerimistingimused. Et tegelikult saad projekteerimistingimusi teha ka avaliku kaasamisega, aga protsess on igal juhul nagu lühem ja võib-olla ei avata niivõrd laialt kogu maailma teemasid, nagu detailplaneeringu raames näiteks. Et kas selle piiri nihutab, ka praegu me teame, tegelikult projekteerimistingimuste alusel saadakse rohkem ehitusõigust kui detailplaneeringute alusel. Et projekteerimistingimusi menetluses on lihtsalt rohkem. Ja need võimalused on seadusega tegelikult loodud asendada detailplaneeringud projekteerimistingimustega. Aga kas äkki see piir vajab nagu ülevaatamist? Et sellega me siin aktiivselt Kliimaministeeriumiga tegeleme ka. Jah, et võib-olla lihtsalt nagu tõlkides lihtsamasse keelde, et kui projekteerimistingimuste alusel ehitada, siis tõesti saavad ainult naabrid kaasa rääkida, eks ju, et see ei ole nii, et võib arvata. Aga seda võimalust me tõenäoliselt laiendame, mille jaoks siis annab jällegi aluse see, et ehitusseadustikus on kvaliteedipõhimõtted sees. Publikus oli üks küsimus veel. Ja, võib küsida. On sees. Tere, Kalle Vellevoog olen mina arhitektide liit ja avalik ruum programmi juht üle 10 aasta. Ja seda juttu kuulates ja vaadates nüüd seda pilti, mis teil seal seina taga on see Eesti kaart, et mõtlesin, et kuna see jutt nüüd tüürib siis nagu sellele laiemale tasandile ehk siis Eesti riigiplaneeringule, millest me tegelikult Ivaniga siin eile ka ministri juures, regionaalministri juures põgusalt rääkisime. Ehk mind nagu huvitab see, et me oleme nüüd seda heavaliku ruumi teinud siin Arhitektiliiduga ligi 10 aastat ja kogu seda protsessi näinud üldse kogu seda sellist regionaalarengu vaatevinklist, et siin on olnud aastaid kõikvõimalikke selliseid huvitavaid ja ka tegelikult päris selliseid asjalikke dokumente, mis on kogu seda arengu eesmärke kirjeldanud. Ja siis mingil hetkel tulevad need seiredokumendid, mis ütlevad, et kõik see, mis on nagu nendes dokumentides kirjas, on nagu üks, aga tegelikult asjad on läinud nagu pisut teises suunas või läinud nii, nagu tegelikult ei plaanitud. Et nüüd täna on nagu tegemisel siis Eesti 2050 planeering ja sellel kõik need seisukohad on ju väga head ja asised ja asjalikud ja selle kohta on ju lausa nüüd ka see selline esialgne selline ruumiloome visioon on avaldatud, mis siis nagu kirjeldab seda, et kuhu suunda siis Eesti tulevikus peaks liikuma üldises plaanis, et seesama pealinnastumine, et sellest on palju räägitud, et see on probleem, millega tuleks tegeleda. See asustuse ühtlane areng Eestis on teema, millega me peaksime tegelema, millega ka see heavalik ruum on aastaid tegelenud. Ja neid teemasid on seal palju, kuidas seda ruumi parandada. Nüüd on minu küsimus on tegelikult nagu see, et kui see dokument ükskord nagu vastu võetud saab ja siis lähevad aastad mööda, saabub aasta 2050 ja siis me ühel hetkel seire dokumentides näeme, et tegelikult nagu suurt midagi ei ole muutunud, et kuidas tegelikult nüüd jõustada neid selliseid häid ideid, mis ka selles riigi planeeringusse loodetavasti sisse lähevad ja millest tõesti palju on räägitud, et kuidas seda kurssi muuta ja kas see on üldse võimalik? Ma arvan, et diagnoosiga optimistina jah, on võimalik.
ja mul on nagu tunne, et siia peab jälle sellele üleriigilisele planeeringule jälle peaks mingisuguseid uusi tööriistu külge leiutama. Et see mõte, et me teostame teda nagu läbi planeerimissüsteemi, et kõigepealt teeme ühe vinge üleriigilise planeeringu, siis hakkame maakonnaplaneeringuid tegema, siis hakkame järgmise tasandi planeeringuid tegema. Vot siis on käes aasta 2050 ja pole palju muutunud. Kui me lõpuks selle viimase detailplaneeringu vaidluse ära lahendame. Ma võin praegu peast eksida, aga rusikareegli järgi umbes 1/4 Eesti SKT-st on avaliku sektori hanked. Ja kui me suudaks nagu ikkagi nüüd teha niimoodi, et meil hanked ja riigi toetused käivad ühte sammu ruumi arengu mõttes, ja väga unistan sellest, et üleriigiline planeering annaks siis toetuste kirjutajatele mingisugused juhtnöörid ette, mis on kuidagi seotud ja lähtuvad sellest. See on põhimõtteliselt kiirtee selle üleriigilise planeeringu teostamisel. Et see seal sihistamise küsimus on võtmeküsimus, et mida me alles eile ruumiloome arutelul siin samade inimestega arutasime, oli ka kas või see, et kui Jürp 10 linna seab nagu tugevamalt arengu mõttes esikohale, kas me oma toetusmeetmeid peaks ka teadlikumalt neile suunama, samas Jürp toob ka väga selgelt välja, et mujal ei peaks seda arengut pärssima, nii et jah, seal nagu õigete sihistamise otsuste koha peal ongi vist vastus. Äkki Anna Tagantreas tahab hoopis nii palju paremini kõigega kursis Jürbi teemad lisada. Meil on rambi valgusesse kohe. Ma võib-olla siis nagu mainin korra selle üleriigilise planeeringu valguses, et üks oluline asi, mis see planeering üritab teha, et ta üritab nagu seostada ära tegelikult nagu ruumilist arengut ja majanduslikku arengut. Sest me võime, tegelikult need asjad on väga seotud ja me ei saa planeerida ruumi lihtsalt wishlistina. Et küll oleks tore, kui oleks elu igal pool Eestis samasugune. Ei ole. Ei saa olema ka. Et me peame kuidagi prioritiseerima. Kogu see 10 linna idee tekkiski nagu sellest, et me ei saa Tallinnale vastu panna seda, et meil on üle Eesti laiali määritud lihtsalt heaolu. Selleks heaoluks ei ole raha ja tegelikult rahvast saab ka nagu, hakkab ka nagu väheks saama ja kõik see muu. Et tegelikult need tendentsid ei ole väga soodsad meile. Ja sellepärast peabki fokuseeruma. Nüüd kõige raskem otsus ongi see, et kuhu me siis fokuseerime, mida me siis teeme, mis need väärtuspakkumised siis on, et kas Tallinnasse siis nagu üldse näiteks avaliku raha ei suunata või aga see ei ole veel otsustatud, ega tegelikult me alles alustasime praegu nendes seoste loomisega. Et kui vaadata üleriigilist planeeringut sellisel täitsa strateegilisel tasandil, siis seal oli need erinevad stsenaariumid. Et üks stsenaarium on see pealinnastuv Eesti, kus Tallinn kasvabki, ütleme nii, et business as usual, see, mis meil praegu toimub. Siis on see tugevate keskuste stsenaarium, siis on hea olu igal pool kõigi jaoks ja väikelinnade stsenaarium. Ja siis on see, et kasvav Eesti, mis tegelikult kliimamuutuste kontekstis ma ütleks, et ei ole üldse välistatud, kui hästi meil siin läheb ja kui palju inimesi hakkavad nagu põhja poole migreerima juba varsti tegelikult. Ma arvan, et me ei ole seda lihtsalt teadvustanud endale veel. See stsenaarium, millega me tahaks nagu edasi liikuda, see sama 10 linna stsenaarium on tegelikult selle B ja C vahel. Ta ei ole C. Ehk et selles mõttes siin peabki neid otsuseid hakkame nagu langetama nüüd lähiajal. Et tegelikult planeering on meil, koostamine on umbes poolel teel, et me oleme uuringuid kätte saanud, me oleme aru saanud, et edasi, et see, mis siia tõi edasi meil siit nagu ei vii, eks, ja me peame midagi nüüd tegema teistmoodi, mis see midagi on ja kuidas teised valdkonnad ennast ära tunneks selles planeeringus, on väga oluline küsimus. Sest et üks probleem, mis on üleriigilise planeeringuga olnud siiamaani, on see, et see on suurepärane dokument, ainult mitte keegi ei tea selle olemasolust. Et ta on nagu nii tark, nii hea, kogu planeerimispädevus on seal on ikka tunde pandud. Kas keegi sellest lähtub ka või? On lähtunud kunagi? Kas see on kuskil strateegiates, arengukavades üldse kuidagi seostatud või? Ei. Ja miks see nii on? Sest et see ongi veits siiamaani olnud niisugune nagu visioon, nägemus. Aga ta peab olema tegelikult väga realistlik asi. Et kuidas me tegelikult päriselt seda ruumilist arengut juhime siin väikses riigis, mis on kokku kuivamas ja kõikide nende probleemidega, mis meil on. Nii et see ei ole lihtne ülesanne. Lihtsalt selle planeeringuga peab arvestama sellega ka, et ta on veits kahaneva ühiskonna planeering.
ja noh, rasked otsused on. Kas ma olen optimist või? Ma silti külge paneks endale. Ma lihtsalt nagu vaatan praegu neid andmeid, mis sisse tulevad ja see on see, mis sealt välja vaatab. Siin on võib-olla jah, üks konks, et natuke ka selle kehtiva üleriigilise planeeringuga, et me peame tegelikult söandama neid otsuseid teha, et praegused uuringud, eks ju, nad konstanteerivad neid trende, eks ju, pealinnastume aina edasi. Kui me ei julge mitte ühtegi otsust teha, kui me ei julge hakata suunama arenguid sinna, mida üleriigiline planeering soovitab, siis päriselt ei juhtugi mitte midagi. Ja tegelikult siin on näha, et kõigil aruteludel lugupeetud meeskond valis 10 siis olulisemat linna välja, siis juba läks kähmluseks, aga see linn, too linn ja poliitilisel tasandil ongi aru saada väga keeruline on öelda välja, et teie ei ole nii-öelda see regionaalset arengut tüüriv keskus. Aga eks siis ongi vaja seda kõike kuidagi arukordselt arukalt adresseerida, et mis on need õigused, mis on need võimalused nendel linnadel, et seda muidugi keegi ei ütle, et sina ei ole arenguala ja sina oled arenguala, aga kuidagi eks ongi poliitikute töö seda piisavalt diplomaatiliselt siis sõnastada. Ühel poolt ja teisel poolt see on natukene see ka, et kuidas seda tõlgendatakse, mismoodi seda sihitatakse. Et kas loogika näiteks on see, et Tallinn saab ise oma avaliku ruumiga hakkama, sest tal on päriselt neid maksueurosid, millega seda teha, aga teised näiteks ei saa. Et siis ongi mitte see, et üks esimese reaktsioone näiteks oli see, Pärnu linn, suurepärane, et meil oli seal ju 2 rahvusvahelist linna, Tallinn ja Tartu, eks Pärnu linn muidugi tahab ka ju rahvusvaheline olla, sest et Rail Baltic, sest et võimas linn ju. Aga kuidas sa siis Pärnu linnale ütled, et tead, et elanikond on 10 korda väiksem kui Tallinn ja muidu et sa oled ikkagi regionaalne linn ja et miks tahetakse olla ikka järgmine, nii-öelda hierarhias järgmine linn. Ma arvan, et selle üleriigilise planeeringu üks nii-öelda põhivõtmeid on see, et kuidas me seda väärtust pakkumist loome kõikide nende tasandite jaoks, kus see ongi hästi. Et ma saan aru minu rollist ja ma tahangi olla see linn. Ma olengi väike linn, mul ongi hea keskkond ja ma olen seal mitte selle jaoks, et seal 200 töökohaga mingit tehas püsti pannakse, vaid minu väärtus ongi selles, et siia tullakse selleks, et siin aega veeta. Ma ei tea, kogu see, mis ta on, see silver economy ja kõik see muu on ju. Et natukene seda nagu mõtestada. Aga sorry, me vist võtsime siin liiga palju aega. Küsimus olnud juba pool tundi. Jah, ongi 2 küsimust ja siis peabki otsa kokku tõmbama, muidu lihtsalt söök viiakse ära. Ma pigem kommenteerin korraks, et ma annan küsimuse Aetile edasi pärast hoopis. Aga minu nimi Markus Hääl ja ma tegin projektiga Paljassaare Hundipea ja kuna ma lihtsalt natuke tundsin puudutatun, et siin toodi Excel mängu, et siis tuleb arendaja Exceliga ja kohe ongi pekkis on ju, et sellepärast tegelikult meie detailplaneering 16 aastat ongi linnas olnud, tundub. Aga miks ma selle välja tahtsin tuua, oli seesama, et need mõõdikud, millest tegelikult Kajan rääkis tegelikult, kui sa vaatad uuringuid, mida ka ÜRO näiteks on teinud ja mida erinevad euroopalised organisatsioonid juba teinud on, seal on välja toodud nendele sama ruumi kvaliteedi, keskkonna, sotsiaalse kui ka majandusliku jätkusuutliku koha pealt näitajad, mis on kõik mõõdistatavad. Ja kas siis ei peaks see sama ruumiplaneering ka arvestama sellega, et eri asukohtades on väga selgelt välja toodud, et näed, sul peaks olema inimese tihedus siin nii palju, seal nii palju, siis sul töötavad ärid, siis siin on sul nagu ärikeskkond, siin on sul magalarajoon on ju, see on väike linna oma, et need on kõik näidete asjadega olemas ja me oleme Excelis ka selle ise läbi töötanud ja need vastavad kõik uskumatul kombel tõele, me leiutsime ratta uuesti. Et tegelikult peaks minu meelest nagu oluliselt rohkem juba enne töötama ka selle poole läbi, sest et siis need samad vaidluse punktid jäävadki kõik ära, sest et selle peale on juba eelnevalt mõeldud, et kui sa pead hakkama siis pärast seda nagu detailsel baasil hakkama arutama, siis on see, kus minu meelest see venimine tekib. Tunnen ennast puudutatuna. Ma ütleks, et te oletegi tublid ju. Et nagu let's face it on ju, et te olete teinud seda Excel, mis ei ole nagu 2 reaga, et te oletegi tublid, et jagagi siis oma seda know-how'd ka nii-öelda oma zünfti sees, et tegelikult sellest oleks väga palju abi. Et kui ma Excelist rääkisin, siis ma rääkisin muidugi, tegelikult väiksemas kohas on täpselt nii. Ma mäletan, kuidas me siin Narvas näiteks mõnda vaidlust pidasime arendajatega. Et seal midagi muud ei olnud, et oli kataloogmaja ja Excel kõrval ja et siis nüüd teeme nii, eks. Nii et siin peabki võib-olla nagu eristama seda, et Hundipea arendus ongi veits teistmoodi asi.
ja mõeldakse natukene teistmoodi, aga see ei ole nagu keskmine, ütleme nii, et see, kuidas asju tehakse, et on ka teisi lugusid kahjuks. Nii et minu võib-olla sõnum on see, et väga hea töö, palun jagage seda nagu oma Zunftis ka, see oleks super. Siis äkki tõesti saaks planeeringut kiiremini. See on hästi äge, et sa ütled, et te seal ise oma Exceliga nagu selle jalgratta leiutasid. Tõesti, Londoni majanduskool on ka ühe väga ägeda uuringu teinud, mis täpselt seda küsibki, et kas Davosi kvaliteedi kriteeriumite järgimine on arendajale kasulik või kahjulik. Ja saab siis võrdlemisi skandaalse tulemuse, et tõuse, et kui kõiki kvaliteedi tingimusi järgida, imet, arenduse kasumlikkus tõuseb 2–12% punkti. Väga hea, lähme siis selle viimase küsimuse juurde. Ja Aet Ader Arhitektide Liit, et mul on äärmiselt hea meel, et me oleme täna siin ruumis, et meil on erinevate ministeeriumite esindajad, et kui ruumiloome ekspertrühm käis koos ja ka mitmed inimesed siin saalis on selles ruumiloome ekspertrühmas olnud, siis üks selliseid alusteemasid oli see, et ruumiotsused on killustunud riigis ja tegelikult sellega ka Tõnis alustas. Ma näen, et siin on sünergia tekkimas, aga võib-olla, et teie poolt kommentaarid, et kuidas teie omavaheline koostöö riigiarhitektiga, et kuidas seda sünergiat ja otsuste kvaliteeti teie näete, et nüüd parandatakse või paraneb? Suurepärane küsimus lõppu, pole midagi öelda. Ma võin ise alustada siit poolt, et arhitektuuri valdkond seni on olnud hästi keerulises kohas, kus mina arhitektuuri ja disaini nõunikuna justkui nii poliitika kujundamise kui rakendamise poole eest olen mõlema eest pidanud vastutama ja meil just said ka siis MKM-iga dokumendid vormistatud selle osas, et rahastuse nagu üleminekul siis luuakse Marusse ka ametikoht, mis just arhitektuuripoliitika rakendamise osas hakkab olema meie selgeks kontaktpunktiks. Me kindlasti tööprotsesside osas alles hakkame täpsemaid nagu arutelusid pidama, aga ma ise näen seda, et meil on ühes rakendusüksuses need asjad koos ja väga selged kokkulepped ikkagi selle osas, et ongi selge kontaktpunkt kindla poliitika rakendamise teemaga tegelemas, mille kujundamise pool on ministeeriumis ja et ma ise nagu loodaks, et see aitab meid üle sellest kohast, kus meil ikkagi seni võib-olla täiesti samade strateegiate tähe all täiesti lihtsalt sellest killustatusest tulenevalt on juhtunud väga palju seda, et eri riigi asutuste ruumiotsused käivad üksteisele vastu ja ma nagu väga tahaks loota, et olukorras, kus meil ikkagi see juhtimismudel on selgelt läbi joonistatud ja kus me räägime väga selgetest kontaktpunktidest kindlate poliitikate rakendamisel, siis me edaspidi neid asju saame hakata ära hoidma, kus eri riigiasutuste ruumiotsused siis lõpuks seda üht strateegia eesmärki nagu pärsivad. Ja omavahelise koostöö osas mulle tundub, et toimib juba nagu mõnda aega väga hästi, et nii siin üleriigilise planeeringu teemades, siis varem ka elukeskkonna arengukava teemades selline pidev mõttevahetus ministeeriumite üleselt, ühised õppereisid, et näha, kuidas teistes riikides neid asju lahendatakse, et tegelikult nagu ministeeriumite lõikes ma ise ei näe, et seda ühtsust kuidagi puudu oleks olnud, pigem ongi lihtsalt see protsesside poolega seni olnud nagu või struktuuriüksustega toetamata. Jah, me olime nii kärsitud, me ei jõudnud seda maa- ja ruumiametitega riigiarhitekti ära oodata, siis me asutasime Guerilla ministeeriumi pealkirjaga Ruumiloome ministeerium, mis käib kord kuus koos. Nüüd kutsume Tõnise ka sinna ja ongi küsimus lahendatud. Mina oskan ainult nõustuda Johannaga, et minu arust selles osas ausalt öeldes nagu kunagi ei ole näinud väga probleemi selles, et oleks nagu killustunud eri ministeeriumites põhiasi, terve riik on ju killustunud eri ametite ja ministeeriumite vahel, aga tegelikult oluline on see, et kas me oleme samal lehel, kes väärtused on samad. Ja ma arvan, et me oleme samal lehel ja väärtused on samad. Et selles mõttes see ongi oluline lõppkokkuvõttes.
aga samas ma võib-olla veel lisaks, et mulle tundub, et mingit sugust innosprinti selle ümber oleks küll vaja, et olukorras, kus maru paljusid ruumiloome teemasid hakkab võtma enda peale, mida seni on ka, eks ole, Loomeliit, Arenduskeskus ja nii edasi täitnud, et just selle osas leida need lahendused, et kui meil on üks üksus juures neid teemasid vedamas, siis kuhu selles uues olukorras kõik erinevad teenused paigutuvad ja et ka seista selle eest, et see, mis peab jääma nagu sellesse kohta, kus see on seni hästi toiminud, jääks ta sinna ja et maru saaks esmajärjekorras täita neid kohti, kus see lünk on nagu kõige suurem. Nii et mulle tundub, et võib-olla just selle nagu välise võrgustiku kaasamise osas meil on isegi võib-olla praegu rohkem nagu ära teha. Lihtsalt nüüd siis peab innosprinti tegema ilma innotiimita kahjuks, mis Riigikantseleist kadus ära. Aga siiski innosprinti teha saab. Ma tänan teid kõiki täna paneelis osalemast. Edu Tõnisele, edu Maa- ja Ruumiametile.